tere, kallis Estonian podcasti kuulaja. Eelmisel kolmapäeval mul oli esimene hollandi keeletund. Ma selle podcasti lõpus panen väikse lõigu sellest mängima ja kas või ka kohe. Terwijl ik wandel. Ja. En dus ik lees elke dag Ja. in bed. Ja, En dat is het. dat is goed. Ja, ja. Ja. Noh, päris keeletund see tegelikult ei olnud, pigem vestlus keelepartneriga. Põhimõtteliselt me teeme nii, et ühel päeval räägib tema oma emakeeles minuga ja teisel päeval räägime minu emakeeles, mis on tema jaoks keel, mida ta tahab õppida. Ja siis ta ütles mulle peaaegu kohe, umbes 5 minuti pärast, et minu hollandi keele oskus on talle muljetavaldav. Ik ben onder de indruk van die Nederlands. Mina siis muidugi vastasin, aitäh sulle, aga ausalt öeldes ma ise ei usu, et mu hollandi keel on nii muljetavaldav on. See lihtsalt ületas ilmselt tema ootusi minu arvates. Või ta on lihtsalt armas, heasüdamlik ja toetav naine, mis ta muide tegelikult on. Hoi, Alin, kui sa seda kuuled. Ma hakkasin hollandi keelega tegelema eelmisel aastal, novembris. Täpsemalt 16. novembril aastal 2024. Aga mu katsed hollandi keelt õppida olid mitukordsed ja kontakt hollandi keelega oli mul juba palju varem. Esimene tõsine kokkupuude toimus aastal 2013. See oli selline imelik päev. Mul oli vaja, mitte päris vaja, aga ma sundisin ennast. Miks? See on vist täitsa teine lugu. Amsterdami lennujaamas umbes 10 tundi ootama. Olin täiesti vesinud. Hiljem võtsin bussi ja seal oli selline roboti hääl, mis teatas peatusi umbes nii Balti jaam, järgmine peatus on Linnahall. No umbes selles stiilis ja mulle tohutult meeldis, kuidas see keel kõlas. Järgmisel päeval olin McDonaldsis ja tahtsin kohvi osta. Minu ees seisis üks mees, kes kogemata astus mulle jalale ja mitte midagi. Ta ei öelnud midagi ja mina olin täitsa šokis. Tol ajal elasin veel Inglismaal ja seal on ju tuntud komme, et isegi enne, kui keegi sinuga kokku põrkub, nad juba vabandavad. Aga Amsterdamis astuti mulle jalale ja vaikus. Ma olin korraga solvunud, sest pole juba selleks käitumiseks harjunud ja samas ka kuidagi rõimus, et mulle see liiga korralik inglise suhtumine ei meeldi. Väga veider tunne. Holland mulle ka meeldis, aga see ei sundinud mind kohe keelt õppima. Aastal 2015, kui mu tööl mulle öeldi, et mind saadetakse peaaegu terveks kuuks Hollandisse, tekkis mõte, et see oleks hea võimalus keelt õppida. Olen just eelmisel aastal ülikooli lõpetanud ja tundsin, et ei taha tööl lihtsalt aega surnuks lüüa, vaid peaks kuidagi ka aju arendama. Sel ajal mängisin ka soome keelega ja siis mõtlesin, okei, prooviks hoopis hollandi keelt. Ilmselt pole see sulle üllatuseks, et keelt rääkida tähendab eelkõige sõnavara omada väga lihtsalt ja mida rohkem sõnu pähe õpid, seda parem. Nii et ma hakkasin Memrise'i kasutama.
olin seda varem soome keele jaoks proovinud, nüüd siis hollandi jaoks. Nii et õppisin sõnu pähe, kuidas neid kirjutatakse ja kuidas nad kõlavad. Laadisin sinna igasuguseid kasulikke sõnu ja fraase ning leidsin ka ühe hollandi keele partneri. Ta oli Hiina päritoluga hollandi mees, kes oli terve elu Hollandis elanud. Ta aitas mind natuke hääldusega ja seletas, kuidas sõnad tegelikult kõlavad. Ja mina õppisin neid sõnu iga päev, vahel isegi tund aega järjest. Kui siis kolleegidega Hollandis sõitsime, polnud meil telefonis internetti ja mina olin see tüüp, kes suutis bussipeatuste kõike infot lugeda ja tõlkida. Nii et oli natuke nagu kohalik giid. Seekord olin Groningen, mitte Amsterdamis. Seal ma hakkasin oma uue Hollandi tuttavatega hängida ja aeg-ajalt proovisin hollandi keeles rääkida, kas või mõne naljaka fraasi, näiteks dat is niet moeders mooiste. Sa ei ole ema kõige ilusam tütter, mis ütleb, et sina eriti tark või edukas ei ole. Sellised naljad. Hiljem Tallinnasse tagasi tulles oli tööl nii kiire, et ma ei tegelenud hollandi keelega üldse. Aastal 2018 jäin natuke haigeks ja kuna veetsin palju aega kodus, mõtlesin, et võiks jälle õppida. Võtsin endale õpetaja iTalkist ja tegin temaga harjutusi. Seal sain aru, et hollandi keel on täis väikseid sõnu, osakesi, prepositsioone, mis muudavad terve lause tähendust. See oli keeruline, aga huvitav. Tegime praktikatega. Ma moodustasin lauseid, aga varsti hakkas mul igav. Siis suvel, mis oli aastal 2019, kui jälle tervisega probleeme oli, võtsin kätte Duolingod. Mõtlesin, et niikuinii käin tööl suitsetamas ja või lihtsalt pausi pidamas. Miks siis mitte samal ajal midagi kasulikku teha? Tegin järjest üle 80 päeva, aga lõpuks tundus see ikkagi nii igav ja mõttetu, et ma loobusin. Aastal 2023, nüüd juba hiljuti, alustasin itaalia keelega. Pool aastat hiljem sain aru, et tegelikult see, mida ma teen, on väga hea süsteem. Nii et otsustasin sama meetodit ka hollandi keele rakendada. Esialgu kasutasin Assimiili raamatut. Päevas tegin vähemalt ühe peatüki, vahel ka rohkem. Kuulasin iga päev midagi hollandi keeles, aga üsna ruttu sain aru, et kui teen paralleelselt 2 keelt, on see liiga palju. Nii et jätsin hollandi keel kõrvale ja keskendusin ainult ühele. Aga 1 aasta hiljem rääkisin ühe itaalia naisega, kes põhimõtteliselt tundis oma keelega nii itaalia keelt kui ka hollandi keelt. Ta ütles mulle vaid ühe sõna, Nederland. Ja siis ma endale ütlesin, et ei aitab, ma ei viitsi enam oodata. Ma tahan päriselt hollandi keelt õppida. Ja siis ma alguses alustasin selle minu raamatuga, mis on Assimiil, Dutch of Ease. Ja samal ajal ma kuulasin midagi iga päev. Siis ma tegin vähemalt üks selle raamatu ülesanne päevas. Mõnikord tegin ka eelmiseid ülesandeid või peatüki, et materjali korrata. Siis
novembri keskelt kuni 17. jaanuarini jõudsin terve raamatu läbi teha. Olin väga rahul, sest tavaliselt muutuvad õpikud minu jaoks üsna kiiresti tüütuks ja igavaks. Pärast seda keskendusin ainult sisule: videod, tekstid, podcastid. Praegu mu süsteem ongi väga lihtne: iga päev vähemalt pool tundi hollandi keelt kuulata ja vähemalt ma püüan 2000 sõna lugeda. Mul on ka grammatikaraamad ja töövihik olemas, aga ausalt öeldes ma neid eriti ei kasuta, sest olen ma laisk ja pigem lihtsalt tarbin sisu. Ja nüüd, eelmisel kolmapäeval oligi see vestlus keelesõpraga. Sõnad vahel ei tulnud meelde, vahel ma tahtsin liiga keerulise fraasi ütelda. Ja ma eksisin ära ja unustasin, millest ma üldse rääkisin. Teised keeled hüppasid pähe, aga ma olin täitsa rahul ja üleüldiselt oma esimese vestlusega rahul. Kas ma rääkisin üldse ilusti? Kas ma rääkisin vabalt? Kas ma ei teinud vigu? Kohe kindlasti mitte. Aga mind see absoluutselt ei häiri ja ei huvita. Kas ma suutsin ennast väljendada, sõnumit edasi anda ja vastust mõista? Minu arvates jah, ja see on kõige olulisem, aga see ongi osa protsessist. Ja nii ta praegu ongi. Aitäh kuulamast. Dat is normaal. Oké. Maar aan de andere kant, ik heb geen deel met Nederlands. En dus ik ben heel chill Ja, met mijn studie.